Mina olen Ain Antslan, olen töötanud Viru vanglas üle 18 aasta, millest viimased 2,5 siis asutuse juhi, ehk siis vangla mõistes Viru vangla direktorina. Igapäevane töö on hästi mitmekesine, et kui me räägime sellisest üldisest vastutusest, siis võib öelda, et vangla täidab nii-öelda ühiskonna tellimust, milleks on siis nende inimeste käitumiste ja mõttemustrite muutmine, kes on toime pannud kuriteo, et kui nad siit meie juurest ükskord lahkuvad, et nad selliseid tegusid rohkem toime ei paneks ja kui võtta sealt nüüd võib-olla nagu samm allapoole, siis eelkõige ma ütleksin lihtsustatuna, et minu ülesanne on tagada vanglateenistuse strateegilise lähenemise või strateegia elluviimine. Esimest korda puutusin ma Combat Ready'ga kokku tegelikult juba mõni aasta tagasi, kui nad olid suhteliselt värskelt alustanud organisatsioon. Ja mind viis nendeni see, et enne seda olin ma tuttavaks saanud Tšokoviliku raamatutega. Aga kuna raamat on ikkagi selline väga üldine, ma sain aru, et seal on mingisugune sügavam mõte, aga ma ei suutnud seda enda jaoks nagu ära tõlgendada, siis kohtusin kuidagi pooljuhuslikult selle teekäigus ka Combat Ready'ga, kelle puhul ma siis sain aru, et see on selline grupp inimesi, kes suudab mulle võib-olla selle raamatu detailsemalt lahti tõlkida. Mulle tundus, et koostöö Combat Ready'ga võib olla kasulik nii mulle kui ka organisatsioonile, sellepärast et need juhtimispõhimõtted on hästi praktilised, mõnes mõttes hästi lihtsad, teises küljest hästi rasked, aga reaalses elus rakendatavad. Sellepärast, et kui nad on rakendatavad nii-öelda nagu lahingväljal, siis rahuaja tingimustesse võiks nad just nagu ammugi sobida mõnes mõttes. Ma arvan, et minu selline suurim juhtimisalane väljakutse enne Combat Ready'ga koostööd seisnes selles, et seda juhtimiskogemust oli tegelikult juba umbes 20 aasta kanti. Ja peab ausalt ütlema, et juhtimises on oluline ka kogemus ja tunnetus, aga ainult sellega, ma arvan, väga kaua või edukalt kaugele ei purjeta ja Combat Ready peamine võit nii-öelda siis, mis ta minu jaoks nagu tõi, oligi see, et ta aitas need tööriistad ja kogemused panna konkreetsetesse kastidesse ja need lahti mõtestada ja viia ka enda meeskonnani, et me kõik saaksime ühtemoodi asjadest aru. Minu nimi on Gerno Pall, töötan Viru vanglas direktorasetäitjana ja direktorasetäitjana Viru vanglas siis 3. aastat. Minu haldusalas lisaks siis direktori asendamisele on 6 üksust. Ja see skaala, mida me siis katame nende üksustega on väga lai, et ühelt poolt või skaala ühes otsas on julgeolek ja järelevalve ja selline turvalisuse pool ja skaala teises otsas on siis nii-öelda pehmed väärtused ja sotsiaaltöö valdkond. Tõe huvides ma pean ütlema, et enne Aini tulekut ma töötasin Viru vanglas umbes 3-4 kuud. Ja põhjapanevaid järeldusi ma selle pinnalt teha ei saa, kuid kui ma tulin siia, siis ma tajusin seda, et puudub selline ühtne meeskond või meeskonna tunne. Pigem oldi igaüks nagu enda eest väljas ja ei tegeletud või juhid ei tegelenud siis mitte niivõrd inimeste juhtimisega, kuivõrd protsesside juhtimisega. Ja üks asi, mis veel kindlasti silma jäi, oli nii-öelda see vastutuse võtmise pool, et seda vastutust üritati ikkagi endalt ära lükata, et just kui mina pole midagi teinud ja teine pool on süüdi, et see oli see, mis esmapilgul kohe nagu selles mõttes silma jäi. Minu nimi on Kairi, olen Viru vanglas 4. üksuse juht. Ma vastutan igapäevaselt selle eest, et strateegilised eesmärgid saaks ellu viidud. Selleks on mul meeskond. Ma viin meeskonnal alla juhtkonna strateegilisi otsuseid. Samuti annan siis tagasisidet juhtkonnale. Kontrollin, jälgin, analüüsin toimuvat ja teen vajaduselt siis töökorralduslikud muutused, kui on selleks vajadus. Ma alustasin keskastme juhina aastal 2010. Läbi selle nüüd 16 aasta on tegelikult see juhtimiskultuur olnud väga erinev. Alustasin siis, kui oli ainult käsk, korraldus, täitmine ja oligi kõik. Siis tasapisi hakkas see muutuma, hakati vähemalt näiliselt
kaasama inimesi, mitte küll alati otsustusprotsessi, aga vähemalt anti võimalus. Nüüd täna siis me oleme tõesti jõudnud selleni, et kõigi ametnike arvamus on oluline, meid kuulatakse ära, me kasutame sellist kaasavat ja coachivat, ma ütleks, stiili pigem täna. Mina olen Ardo Tärna, vanemvalvur aastast 2009. Olen esimese üksuse vanemvalvur ja minu ülesanne on tagada selle maja töö, et koordineerida, ühendada valvureid, järelevalvetoimingutest kinnipidamine, nende jälgimine. Enne kui Ain sai direktoriks, siis asi toimis kuidagi puusalt, ega ei olnud nagu mingit kogemust ega mingit koolitust, mingit õpet selle kohta. Mina võiksin öelda, et meil nüüd jaanuarist hakkas vanemvalvuri täiendõpe ja seal me saime siis nagu seda juhtimisalast õpet. Et seoses sellega oleme juurde õppinud, ega muidu eelnevalt nagu tegime nii, kuidas sisetunne oli, kuidas juhtus. Eks need suurimad väljakutsed olidki ennem, et tuli jooksvalt mõelda ja vaadata, kuidas need asjad toimivad, siis ei olnud niisugust sihilikku, teadlikku tegevust. Koostöös Combat Ready'ga selline esimene suurem nähtav muutus, mis minu arust meie organisatsioonis toimus, oli see, et kui me saime kõigepealt paika minu selle tööriistakasti, siis viisin ma need edasi enda keskastme ja esmatasandi juhtidele. Ja kõige suurem võit, mida ma võib-olla enne ka nagu mainisin, oligi see, et me saame ühtemoodi aru, kuidas me mingit tööriistu kasutame ja näiteks mida tähendab meie jaoks sõna mina vastutan. Kui Ain tuli ja esimesed muudatused, mida tegema hakkas, olid minu jaoks, ma ei saanud olla ka ainult kõrvaltvaataja, vaid olin ka selge osaline nendes, olid selged kokkulepped, kuidas me hakkame tegutsema. Ainil oli selge plaan ja idee, kuidas ta näeb, et vanglat võiks juhtida ja sealhulgas, kuidas keskastme juhid võiksid siis oma meeskondi juhtida. Harjumuspärasest eelnevast juhtimisstiilist ja nüüd siis nii-öelda direktori uuesti juhtimisstiilist eristuski see, et olid selged ootused ära kirjeldatud ja keskastme juhid teadsid, mida nad tegema peavad, millele nad vastama peavad, kuidas nad ka kokkuvõttes käituma peavad ja mis on see oluline, millele me keskendume. Enne Aini direktoriks saamist olin ma juhina selline mikrojuht. Ega mulle ei meeldinud väga kontrolli käest ära anda, mulle ei meeldinud väga hajutada vastutust, lasta teistel otsustada, et mina olin juht, mina tean ja nii asjad on. Kui Ain direktorina alustas, märkasin esimesena oma üksuses muutusena, et inimesed julgevad rääkida. Inimesed julgevad välja öelda oma arvamuse, isegi kui see on negatiivne ja neile midagi ei meeldi. See kuulati ära ja nendega arvestati. Keskastme juhtide 2-päevane seminar oli meil üles ehitatud siis koostöös Combat Ready'ga selliselt, et mina sain siis kasutada Combat Ready teoreetilisi materjale, integreerida ja illustreerida need siis meie töös esinevate probleemide ehk siis praktiliste probleemide lahendamiseks, ehk siis ta oli selline integreeritud komplekt, mis sobis kenasti nagu meile. Ja sealt juhid said siis kaasa ka sellise ühe praktilise kodus ülesande, mida nad pidid lahendama. Selle lahendamiseks oli aega siis 1 kuu ja pärast seda saime siis individuaalselt kokku ja arutasime läbi, et kuidas selle ülesande täitmine läks. Kui Ain tuli oma uute mõtetega ja mõtteviisiga, iga uue juhi puhul on see teatav hirm või hirm on võib-olla vale sõna, aga selline ootusärevus, et mis siis need uue juhi soovid ja ideed on. Mul on olnud õnn olla mitmete juhtidega koos ja nad on väga erinevad inimesed. Aini puhul, mis oli minu jaoks oluline, oli see, et ta oli väga selge visioon. Ja mina olin siis üks esimesi, keda ta siis kaasas oma nii-öelda selle uute mõtteviise ja sellesse juhtimiskultuuri juurutamisesse.
ja minu jaoks on nagu selles mõttes hästi lihtne Ainiga koostööd teha, sellepärast et ma tean täpselt, mida Ain ootab minult. Ja Ainil on ka väga selge arusaam, et ta teab, et mina need ootused ka täidan. Ehk siis, et tema ootused võrduvad minu ootused ja need ootused mina viin ka allapoole enda keskastme juhtidele. Ja seetõttu me ei pea täna siin diskuteerima või filosofeerima, ma ei tea, selliste juhtimise üldpõhimõtete üle. Need asjad on meil selged. Loomulikult, kui on mingisugune konkreetne olukord või kaasus, need me arutame läbi, aga sellised üldpõhimõtted on meie jaoks selged ja mis on võib-olla kõige olulisem on see, et ma ei pea mõtlema selle peale, et kui ma hommikul tööle tulen, et kas direktoril on, ma ei tea, halb tuju või hea tuju ja lähtuvalt sellest tulevad mingisugused otsused, vaid meil on kindel visioon, kindel eesmärk ja kindel struktuur. Kui Ain meid seminarile kutsus ja selle 2-päevase koolituse siis meile tegi, siis suurem muutus oli see, et mina ise ja meeskond sai aru, mida Ain nagu rakendab. Ennem seda olid peas küsimused, mida sa meist tahad, miks sa neid küsimusi küsid, miks sa ainult kordad ühte seda sama. Mulle tundus, et mina ja meeskond me ei saanud aru, mida direktor meilt ootab. Kui see 2 päeva siis läbi olid, siis me saime aru, mis keelt meie direktor räägib. Miks ta neid küsimusi esitab, mille alusel ja kuidas ta teeb otsuseid. Seda enam, et näiteks ka mina juhina ei ole sõjaväes käinud ja ma tunnetasin nagu eelnevalt tugevalt sellist sõjaväelist tausta või sellist, aga see ei ole minule teada. Ja sealt siis tulidki tegelikult need teadmised, vastutuse võtmine, juhtimisprintsiibid, sellised otsustusprintsiibid või juhised, mis on kindlad, süsteemsed, reguleeritud, et siis tegelikult jõudis alles kohale ka see, et mida direktor meilt ootab ja tegelikult mida ja kuidas meie saaksime edasi minna siit. Esmatasandi juhtide arendamisel sain mina anda panuse läbi selle, kui nad olid läbimas siis Sisekaitseakadeemias vanemvalvurite täiendõpet, siis minu vedada oli seal osa juhtimisblokist, kus ma siis rääkisin neile täpselt samamoodi lahti need samad juhtimispõhimõtted, tegime praktilisi harjutusi ja mida nad nüüd siis täna saavad nii-öelda siin põllul implementeerida. Kui Ain viis läbi vanemvalvurite täiendõppe, jäi kõige rohkem meelde mul meeskonnatöö ja üksteise katmine ja meeskonna head suhted, need peegeldused, et olen mõjutatav nii valvurite poolt kui valvurid on ka minu poolt, et see on ikka kahepoolne tee. Minu meeskond on saanud kasu vanemvalvurite täiendõppest näiteks briefi näol, et me teeme hommikuse briefi struktureeritult, seal on kindlad punktid, mida me läbi räägime ja vahetuse järgne debrief samamoodi, kus me võtame kokku päevasündmused, head ja vead, kiidame, laidame ja laseme natuke auru välja peale vahetust. Kui ma peaksin tooma ühe konkreetse näite, kuidas meie organisatsioonis on juhtimiskultuur muutunud, siis võiks olla võib-olla midagi sellist, et sellel aastal näiteks oleme paar korda avastanud ennast sellises olukorras, et kõik tundub kuidagi vaikne ja ma justkui ei tea, mida mu keskastme juhid kuskil teevad. Ja see on puhtalt selle tulemus, et me kõik saame aru, mis on meie eesmärgid, mis on meie töörutiin, kes mille eest vastutab ja kuidas me probleeme lahendame. Ja tegelikult minnes nii-öelda siis maastikuluurele seda infot hankima, saan ma aru, et tegelikult ongi kõik väga hästi ja inimesed oskavad oma operatsiooni alas kenasti toimetada. Täna on see olukord ikkagi selline, et me tegutseme meeskonnana. Kuigi meie võib-olla üksuste ja osakondade erinevused on sees, kes millega tegeleb, siis täna on see toetus üksteisele ikkagi nähtav ja kui meil on probleem, siis me keskendume probleemi lahendamisele, mitte niivõrd sellele, et kuidas mina isiklikult oma meeskonnaga hakkama saan või kui hea mul on olla, vaid keskendume sellele, et me ajame ühte asja, meil on üks eesmärk ja me peame kõik panustama selleks, et see eesmärk saaks täidetud. See juhtimisstiil on igapäevaselt muutnud minu elu juhina kergemaks. Just läbi selle, et ametnikud julgevad otsustada,
nad oskavad vaadata suuremat pilti, nad on strateegilised, nad tegutsevad kiirelt ja tõesti ka see tagasiside ja kõike muud, et nad oskavad seda teha juba ise. Et kindlasti on kergemaks läinud. Täna juhin oma meeskonda teisiti võraselt varandusemaga, et üritan teha teadlikult asju, prioritiseerida ja otsuseid vastu võtta ja täide viia. Et ma arvan, et märksõna ongi teadlikkus neist. Ja loomulikult on see koostöö ja need tulemused mõjutanud minu toimetamisi ka väljaspool tööd, sellepärast et kui sa võtad need põhimõtted omaks, siis inimesena oled sa ju üks sama. Ei ole vahet, mis keskkonnas sa opereerid. Et kui sa neisse usud ja rakendad, siis rakendad sa neid nagu igal pool. Minu arust oleks Combat Ready sellest koolitusprogrammi läbimisest kasu kõikidele inimestele. Ma isegi siin ei kirjeldaks seda rolli põhiselt, vaid inimese põhiselt. Sellepärast, et vahet ei ole, millises organisatsioonis või ametipositsioonil sa töötad, oma igapäeva elus täidad sa mingisugust rolli ja need põhimõtted kehtivad igal pool. Kui nüüd mõne organisatsiooni juht näiteks peaks kaaluma selle küsimuse üle, et kas Combat Ready'ga tasub koostööd teha, siis loomulikult vastus on jah. Küll milleks sa valmis pead olema, on see, et sul peab olema avatud meel, sul peab olema tahe muutuda ja sa pead olema valmis nagu selleks, et teinekord on peeglisse võib-olla valus vaadata, aga see teekond on seda väärt ja see muutus on ka praktilises elus aset leidnud. Võin enda näite pealt seda kinnitada.